Ma hakkan nutma, mis ma jõudsin Prantsusmaale. Saime oma kaartikesed kätte. Me eksisime siin ära. Tere. Ma praegu chillan voodis, aga see on eksitav, sest et täna me teeme all-nighteri. Kell on hetkel 00:19 appi. Tõestuseks, kui keegi ei uskunud mind. Aga ma ei tea, kus alustada. Igatahes täna ma lähen Strasbourgi ehk Prantsusmaale ehk siis riiki, kuhu ma olen tahtnud minna since, ma ei tea, as long as I remember, eks ole. Mul oli ikka veel kohal jõudnud, ma tegelikult lähen sinna. Kell 2:30 läheb mul bussijaamast Tallinnasse. Ma mõtlesin, et äkki ma lähen nagu täna pühapäev, või nüüd on juba esmaspäev, et ma lähen äkki nagu Tallinnasse ära juba pühapäeval. Et siis äkki ma saan nagu normaalselt magada või midagi. Aga kuna mul lend läheb kell 6 ja luggage nagu check-in on 15:15 või tähendab 5:15, siis mul ei olnud nagu mõtet hakata, et ma niikuinii pean kell 4 lennujaamas olema. Mul pole mitte midagi pakitud, ma ei tea isegi, mis ma kaasa võtta tahan. Ja mul on tegelikult see, et ma pean ühte videot filmima, Day in my life. Ja eks ma pean nagu selle veel ära lõpetama ja ma pean veel hakkama aurutama riideid. Ehk siis jah, gonna be fun. Ja muideks kõige hullem asi minu meelest see, et ma kaotasin ühe oma AirPodsi ära, siia koju. Ja ma ei leiasta mitte kuskilt. Nii et ma vist lähen nagu ühe AirPodsiga reaalselt. Tahtsin teil näidata oma imemasinat, milleks on siis auruti. Mul oli kunagi varem aurutit olnud ja ma olin nii kindel, et see on mingi hull füüsika, ma ei tea, mis asjad, et see üldse käima saada. Ma lihtsalt panin destilleeritud vee sisse, sest et lihtsalt nagu magicut. Ma jõudsin Frankfurti ja ma eile õhtul aastasin, et mul üldse nagu, ma arvasin, et mul on connecting flight, aga tegelikult mul niimoodi, ma tulin nagu lennukiga siia ja nüüd mul on mingi 1,5 tundi, isegi 2,5 oli äkki bussisõitu hoopis Strasbourgi. Nii et, aga mul läheb selles kell 10 millegagi ja siin on kell 7:45. Nii et mul on päris pikk ooteaeg praegu. Aga ma lähen võtan enda kohvri ära ja siis ma vaatan edasi, kus see bussipealt üldse on ja muud asjad. Ma olen praegu nii lost, ma ei tea reaalselt, kus mu see on. Sest et nagu mul ütles, et ma peaks võtma mingist teisest kohast seal üldse, aga ma ei saa aru, mis koht see on ja Google'i abi nagu ma ei saa mitte midagi selgelt, siis ma siin ka nagu ei tea. Ma hakkan nutma, mis ma reaalselt ei leia mitte midagi. Ma küsisin praegu mingi politseinikelt ka, nad ka ei tea mitte midagi. Appi. Siin ei ole reaalselt nagu inimesi, kelle käest mingit infot küsida ka. Ma mõtlesin, et äkki on mingid reception deskid või mingid asjad, aga nagu no. Ja nüüd ma küsisin ChatGPTilt ja tundub, et ma vist lähen enam-vähem okei suunas, aga no ja see on nii suur nagu lennujaam ka, et ma lihtsalt eksin ära siin. Ma nagu ülikaua ootasin seal tavalise lindi juures ja ma loodan lihtsalt, et ma seda ka pagasid pole kuhugi ära pandud. Sest nagu ma mõtlesin, et see läks nagu kahtlaselt kaua mul. Mitte midagi ei tulnud, aga noh. Ma just loodan, et ta tiirleb seal. Oh my god, ma leidsin ta. Ja oh my god. Ma olen nii õnnelik praegu, oh my god. Issand jumal. Ma võtsin endale Starbucksist mingi Mango Dragon Fruit Refresher või mingi selline asi oli, nii et me teist tõstin. See on päris hea. Ta on nagu tee, aga ta on nagu hästi maitsekas. Ja mulle meeldib. Sest ma tegelikult enne võtsin kafeine, see enne lendu nagu kohvi ja siis ma ei tahtnud, või noh, ma võtsin matša, aga see oli lihtsalt halb seal. Ja siis ma ei tahtnud nagu veel mingit kofeiini asja võtta ja siis ma mõtlesin, et ma proovin seda refresherit. Soovitan igatahes ja nüüd ma lähen otsin oma selle üles, ma ei taha jälle nagu lost olla. Ma jõudsin Prantsusmaale! See tundub nii serious, ma olen nagu nii... Ma olen nii kaua tahtnud nagu tulla siia. Ja see tundub nagu nii ebareaalne, et ma olen siin. Ma kutsuti siia, what the hell? Aga nüüd ma ootan oma Bolti ees, ma lähen hotelli ees, ma õhtul istun nende teiste sisuloojate asjadega ka selline ühine dinner. Ma liitsin lõpuks hotelliga üles nagu. Nii, ma võtsin kohale siia. Aga see on väga viisakas.
väga armas ja põhimõtteliselt. noh, mingisugune vaade nagu on ju. Aga jah, siin on ju ruumikene mul nüüd mõneks päevaks. Tegelikult vannituba on ka väga kena ja siin rituaalsi toote, mis mulle väga meeldib, nii et plusspunktid selle eest. Mul pole raemugi, mis ma nüüd tegema hakkan, sest et meil vist alles mingi kell 7 on see dinneri asi. Et siis jah, no ma peaks hakkama mingit töid üles panema värki, aga eks ma siin niimoodi vaikselt chillin ka ja siis mul on McDonald's kõrval nagu reaalselt uksest väljas kõrval, nii et see ei oleks mina, kui ma ei läheks Maci ju. Nii, ma hakkan nüüd vaikselt linna minema, sest ma avastasin, et mul on reaalselt Zara, Sephora, mida veel tahta nagu poed siin kõik põhimõtteliselt nurga taga, et siis mul on natuke aega, ma saan pigistada ringi. Aga ma lihtsalt tahtsin teiega nagu rääkida sellest, et ma arvan, et või noh, see on täiesti loomulik, et ei saa aru, miks ma nii nagu obsessed olen või what's going on. Aga nagu Prantsusmaa üleüldse on minu jaoks olnud nagu selline milestone, et ma ei oska nagu seda seletada. Ma olen olnud mu lemmikriik nagu läbi aegade. Vahepeal on jalkamängud, on mingid muud asjad. Prantsusmaa. Ja ma ei ole varem kunagi käinud Prantsusmaal ja nagu see minu meelest, et ma tegelikult panin juba eelmine aasta enda wishlisti selle, et ma tahaks nagu Prantsusmaale jõuda. Aga noh, jõudsin sellel aastal hoopis. Ja ma nagu, ja kõige nagu haigem on see, et ma nagu tulin üksinda või noh, tegelikult ikkagi EP Tallinn, aga ikkagi üksi, sest ma alati arvasin, et ma kellega koos tulen nagu Prantsusmaale. Aga minu meelest see on just nagu täiesti selline Maria in Paris kogemus, aga noh, Maria in Strasbourg pigem. Igatahes, ma nüüd lähen vaatan midagi süüa endas, mul on kõht meeletult tühi. Ja siis käime shoppima. Teate, kuhu ma nüüd lähen või? Loomulikult Sephorasse, aga mul ei ole seda tegelikult midagi vaja, aga noh. See on selline kohustuslik, kui endal Eestis ei ole seda. Ma olen siin mingis kohalikus toidupoes, ma mõtlesin, et võtan õhtuks mõned snäkid või asjad ära, et kui me tuleme siit sööma, siis nagu mingi hetk ikka läheb õhtu ja siis me läheme tulemas. Aga ma ei taju siin mitte midagi, sest siin on kõik nii võõrad tooted, nagu mitte midagi tuttuvatele. Ja kõik asjad nagu ei müüda üksikult, vaid sul on nagu 4-5 tükki karbis. Lisaks sellele toidupoes on nagu kõik asjad mitmestes pakkides ja sul ei olnudki nagu ühtegi sellist, nagu ma ei tea, ala kinderpingult, mis oleks üksi. Siis ma panin seda tähele, et kassapidajad nagu absoluutselt iga kliendiga räägivad ülipikalt ja siis need nagu kassa järjekorrad ongi meetrite pikkused, sest et noh, seal läheb lihtsalt nii kaua aega, et räägib nagu kõigiga. See oli selline huvitav. Lihtsalt tehaks kõik kiiresti jõuab ära ja ei ole tegelikult üldse midagi vinguda, et pikad järjekorrad on. Jõudsin oma väikselt shopping tripilt tagasi. Mõtlesin endale Maciga ennem, kui me sinna lähme ja saate aru, nende nagu, mis asjad need topsid on, nad nagu lihtsalt sulavad sul ära ja ta oli täiesti püsti ikkagi selles nagu niimoodi välja, et ma pidin lõpuks nagu käes kandma seda. Mu kampsun on märg, mu püksid on märjad ja see lihtsalt vettis siit läbi, nii et ma olen mu söök on nagu norm peal. Nagu vaadake, kui rõve. Oh. Me lähme nüüd kõik koos mingisse restorani sööma. Ma ei osanud reaalselt mitte midagi selga panna, nii et ma mõtlesin viimasel hetkel ümber, et ma vahetan kontsad nagu lihtsalt valgeteks papudeks. Siis mul tegelikult on selliste nunnude varrukatega üks bluus ja ma ei pintsakuga, et veits nagu kui jahedamaks läheb, et siis mul ei ole väga külm. Aga ma ei oska mitte midagi nagu oodata. Ja nagu zero expectations reaalselt. Me jõudsime nüüd restorani ja vaadake, kui ilusad lauakesed meil ette valmistatud on. Ja üleüldse mul on see sisekujundus siin nagu täiega meeldib, vaadake, kui huvitav disain. Ja siin on nagu avatud köök, mis minu meelest on minule vähemalt väga meeldib see idee. Meie road jõudsid. See on siis risotto, mis ma tellisin. Ma pole kunagi varem söönud risotot, millel on makaronid. Aga no proovime, äkki maitseb hästi. Minu igatahes näeb väga hea välja. Kõikide teiste toidud on ka siin enda salatid. ja ma tellisin sellist kokteili. Esimene oli mingi kokoasi. Ta oli väga hea. Aga see ei ole nii hea.
peaks mingi peach'i asi olema, aga ma tunnen nagu ingverit siin natukene. aga noh, ta on selles mõttes ikkagi selline refreshing. aga proovime siis seda risottot ka nüüd. see veits näeb välja nagu mac and cheese. maitseb ka nagu. aga see on hea ikkagi. mul oli tunne, et ma unustasin midagi maha. ja ma ei suutnud seda välja noputada kuni praeguseni, kui ma hakkasin hambid pesema. sest mul ei ole midagi hambid pesta. mul on olemas, loomulikult on olemas hammpasta. aga mul pole. nii et ma õnneks siin oli suht kõrval üks poeke, kus ma nägin, et oli olemas. aga nii nõmme, ma ei tea, ma proovin täna kuidagi ära pesta, aga lihtsalt see on nagu. sest ma mäletan, et ma pakkisin ära ja siis mul tuli veel viimasel hetkel meelde, et ma pean ju hambad ka ära pesama, siis mul on hea fresh, vaata. ja ma jätsin selle sinna. igatahes ma olen juba, ma ei tea, mitu tundi üle mul olnud, ehk siis ma olen mega väsinud. ja ma hakkasin selle peale ka mõtlema, et siin on ju kell 1 tund taga, mis Eestis, ehk siis praegu olekski kell mingi 12 Eestis, eks ma käisingi pöös ära. hommikul me peame 8:15 seal accreditation'is olema, siis saame need kaelakaartid ja asjad. ja noh, me vist lähme kell 7 hommikul söögile, et siis me jõuame enam-vähem okeilt, aga enne seda ma pean veel ennast valmis panema, meigi tegema, riid ära arutama ja mõtlema välja üldse sisu, mis ma tootma hakkan. hommikust kell on 7:15 ja lähme sööma ja siis peale seda me lähme rongiga sinna kohta, kus see Soteau toimub, aga ma olen nii väsinud, nii magus uni oli reaalselt. ma nüüd jooksen alla, aga selline outfit enam panin kleidikes, et oleks selline mugav ja siis homme ma panen ühe selle pükskostüümi, mis ma täpselt selle ürituse jaoks ostsin. mu tänane outfiti look, stihmu sajab ja mul pole vihmavarju. me jõudsime nüüd kohale. me küll muretsesime sellepärast, et noh, meil kogunemise aeg oli 8:15, aga me jõudsime siin nüüd paar minutit hiljem. ja me mõtlesime, et hilineme ja kõik on nagu halb, aga tegelikult meil hakkas sinna grupi chati niimoodi vaikselt tilkuma 8:15 lähenedes neid, et oi, meil takso just jõudis ja meil oli väike issue ja asjad, nii et nüüd me pigem ootame hoopis teisi. mitte vastupidi, mis selles mõttes on nagu positiivne. aga jah, ilmaga meid ei õnnistatud selles mõttes. kuigi samas mulle natuke selline sügisene vihmane ilm ka meeldib. annab eriti kuidagi sellist Gilmore Girlsi vibe'i. saime oma kaartikesed kätte. me oleme täieõiguslikud külastajad siin nüüd. ja nüüd me lähme siia suurde peahoonesse, kus hakkavad kõik miitingud ja asjad toimuma ja mul pole õrna ammugi, mis mind ees ootab, aga ma olen väga elevil. Vau. Ma sain teile juba esimest infot, igatahes see siin. Seal pidi olema nagu vesi alguses plaanitud, aga siis saati aru, et kuna see hakkab suvel haisema, siis seda ei tehtud. Ja nüüd see nagu asendati sellisega, et kui sa nagu piisavalt palju ise ette kujutad, siis see justkui nagu tundub. Ja siis meile räägiti, et siin on suht palju nagu selliselt planeeritud, et siin on erinevad sillad erinevatel kõrgustel tasanditel ja see ongi just nagu sellega, et me ühendame, loome nii-öelda connectioneid ja hästi palju nii-öelda klaasimaterjali võib siin näha, sellepärast et tahavadki olla sellised läbipaistvad, ausad, et igal asjal on nagu mingi mõte ka siin taga, et ei ole lihtsalt ehitis, vaid kõigil on nagu oma kindel koht ja roll selles. You can recognize that if you see these big blue chairs. You will see them against the internet. Okay. seal toimub mingi saatesalvestus vist. Tulime siia päris kõrgele nüüd, oi. Midagi harjutatakse veel. Igatahes siin on igasugused nagu meediaruumid ja asjad, mis on nii huvitavad, need on nagu nii läbipaistvad, see reast näegi, kuidas mingeid debatte või saateid või salvestusi tehakse. Väga huvitav. Seal toimub veel midagi.
nüüd me lähme vaatama nende, vist on podcasti stuudiot ja sellised TV stuudiot, kus saab igasuguseid meediaasju teha. This is where the press conferences take place. Siin toodi kõikidele nagu mingi selline snäki hommiku söögilahtne asi, aga minu arust nii armas. Parliament to multipliers. The European Parliament liaison offices. Meie järgmine miiting on nüüd siis Euroopa Parlamendi strateegia siis valeinformatsiooni leviku vastu. Meil just lõppes miiting, näiteks olidki, et las ma mõtlen, mis need olid. Üks oli nendest Euroopa Parlamendi kampaaniate direktor ja teine oli, kuidas ma ütlen, ma kohe guugeldan seda. Eesti keeles on see avalike suhete nagu nii-öelda koordinaator, spetsialist. Põhimõtteliselt enamus meist siin sisuloetes nagu igal riigil on oma siis avalike suhete spetsialist ja läbi nende just me saimegi siia kaasanud mina. Nii et aga nad põhimõtteliselt rääkisidki suhteliselt nagu põgusalt, mis nad teevad, mis nende roll on ja mis just nagu homme siis toimuma hakkab sellel debatil ja siis me saime mingeid küsimusi küsida. Et tuntigi muret just sellise valeinformatsiooni leviku vastu sotsiaalmeedias ja kuidas on eriti just näiteks TikTokis just hästi palju sellist negatiivsust ja mitte eriti eeskujulikult nagu käitumist ja asju, et ollakse mures nende pärast ja igasugused sellist asju veel. Aga see oli selles mõttes suht üldine, et ta ei olnud otseselt seotud sellega, mis meil nüüd homme toimuma hakkab. Aga nüüd kuuleme natukene valeinformatsioonist, et ma panen mõtted kõrva taha ja siis ma jagan teile edasi või siis ma filmin ja kes tahab, siis kuulab. Voting behavior and others divides society. Of course, criticism again is part of democracy, should be there, but this kind of making it exaggerating and so on. Meie teine kohtumine sai ka läbi, ta oli ka pigem selline üldine, lihtsalt rääkis nendest meetmetest, mida Euroopa Parlamendis kasutab, et valeinformatsiooni levikut nagu takistada ja mis nad silmas peavad selle all ja mis on valeinformatsioon ja mis on võib-olla lihtsalt kogemata nagu jätta valesti tõlgitud mingi asi või kajastatud. Naturalmente que foi uma proposta que não nos satisfez e que nós, no fundo, de 7 áreas para 3 áreas. Me eksisime siin ära, isegi töötajad ei tea, kus see ruum asub. Tagasi hotellis ma käisin vahepeal shoppamas, võtsin endale saabuid õhtusöögiks. Ja nüüd mu pea valutab ja ma pean hakkama asju üles panema ja ma kuidagi nii, ma ei tea. Ma arvan, et see peavalu on sellest, et nagu ma olin pinges tänase päeva nii-öelda pärast. Ma ei oska midagi oodata, ma ei tea, mis juhtuma hakkab. Ja siis praegu on see pingelangus. Ja ma arvan, et see, et ma ei olnud nagu maganud ka terve ühe öö mõjutas seda. Aga ma lõpetasin just LJ Sheni Truly Madly Deeply. See ei olnud mul nagu mingi topis seal to be reading listis, aga ma läksingi lihtsalt üks päev nagu raamatupoodi ja siis ta oli nagu seal olema ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma ei leidnud seal rahvaraamatust nagu otseselt midagi sellist, mis mul nagu, mida ma tahaks nüüd lugeda. Ei silmas, ma olen seda varem ka vaatanud. Tegelikult mulle väga meeldis see. Nagu ma annaksin talle 4/5. Midagi oli puudu selles mõttes, ta oli nunnu story, armas kõike veel. Võib-olla minu jaoks vähe kirjeldati neid karaktereid, nagu selles mõttes, et millised nad välja näevad või nagu kuidagi jäi nagu veits segaseks see. See nagu raamat oleks saanud tegelikult mingi poolel ühe mulle. Et ma tunnen, et kuna reaalselt nagu umbes nagu siit maal juba nad said teada, kes on kes ja nagu kuidagi kõik tuli välja, siis tundus, et see nagu lõpp oli lihtsalt kuidagi venitatud. Ma ei tea, mitte et nagu see oleks nagu halb ja vale, aga mind ehmatas see ära, et see naine hakkas seda abielu ettepanekut lõpus tegema naine mehele. Siis ma nagu võid vaata, aga nunnu lugemine selles mõttes, et Dark Romance'ile vahelduseks ma arvan nagu väga hea.
ja ma täitsa soovitaksin, et ta ongi selline hästi lihtne lugeda, kiire lugeda ja selline nunnu love story. Ja nüüd ma hakkan siis story'sid volpima ja siis ma pean mõtlema homsed küsimused ja asjad välja, sest praegu me oleme saanud 2 Eesti MEP-iga nii-öelda miitingu kokku lepitud, et me nii-öelda filmime nendega, küsime mingeid küsimusi, filmime midagi nendega. Marina Kaljurannaga ja Urmas Paadiga. Ma läksin söömas, ma sain teada, et me hakkame liikuma 5 minuti pärast ja mõtlesin ühe soiakese, nüüd me ostsin oma kotti järgi. Kuna täna toimub Prantsusmaal streik, siis igasugused rongid, trammid, taksod ei sõida ja seetõttu me peame jalutama sinna, mis on umbes selline mõnus 40-minutiline teekond. Me jõudsime nüüd siia Euroopa Parlamenti ja umbes selline 20 minuti pärast algabki see debatt siin. Meid pandi algselt mingi liste kohale, kus me isegi ei näed nagu Ursula von der Leyenit, eks me olime täiesti nagu seal taga. Ja siis me natuke komplainisime, sest tegelikult ju kutsuti nagu meid sisu tootma ja me peaksime saama filmida ja pildistada. Ja nüüd meid toodi see teisele poole, kus meil on natukene parem vaade sellele kõigele. Nüüd me oleme siin. Debatt sai läbi ja nüüd meil peaks olema selline 10 minuti pärast, isegi 5 nüüd kohtumine Ursula von der Leyeniga. Selline väike arutelu, vist oli äkki 15 minutit, aga jaa, see on väga põnev ja ma üldse ei oodanud, et meil selline võimalus siin nagu on temaga isiklikult niimoodi kohtuda ja rääkida, seega kindlasti põnev olema. Seal on Kaja Kallas andmas intervjuud. Me oleme praegu 45 minutit ootanud Ursulat, aga kuna praegu see debatt veel käib, enamus poliitikud on seal, siis jah, et keegi ei saa oma nende meppidega kohtuda, mitte keegi, aga enamus ei saa oma meppidega praegu veel kohtuda ja me ootame siis presidenti ka. You're always good organized. So. Good job out there. I think you did really great. And we had a great fun. Shout your own words into the room and you are not interested in listening to the other. Nagu te nägite, siis meil oli natuke aega tagasi Ursula von der Leyeniga kohtumine. See oli üpris lühike, selline 3 minutit. Pigem lihtsalt nagu näo näitamine, aga samas ma olen väga õnnelik, et nagu üldse niimoodi lähedalt näha saime temaga rääkida. Ta oli nagu nii kuidagi armas ja selline hoolimata sellest, kui tuline ja väsitav see debatt oli olnud, siis ta oli nagu väga selline sõbralik ja energiat täis meiega. Nii et väga suur austus selle vastu ka. Ja tegelikult nüüd me peaksime kohtuma president Roberta Metsolaga. Me oleks pidanud seda tegelikult tegema vist mingi tund aega tagasi juba, aga kuna siin ongi kõikide nende debattide asjade pärast suht olematu ajakava, siis jah, saame tema kohtuda siis, kui ta tuleb lihtsalt. Ehk siis me kõik olemegi praegu siin ühes nagu kohas, suht ära eraldatud ja lihtsalt ootame, kuni ta meie jaoks aega leiab. Aga ma sain
mul tegelikult täna on 2 Eesti MEP-iga ka kohtumine, Urmas Paediga kell 16.30 vist, jah. Ja siis me saime Marina Kaljurannaga ka veidike hilisemaks selle aja, ehk siis 16.45. Seega ma saangi kiirelt mõned videod teha ja siis on nendega tehtud, sest et ülejäänud MEP-i liikmed meile lihtsalt ei vastanud ja ise teavad. Ei saa siis küsimustele vastata, kuigi ma arvan, et nad saavad seda tänase päeva jooksul väga palju teha ja ma olen nagu üldse väga õnnelik, et need 2 leidsid meie jaoks niimoodi oma tihedas graafikus täna aega. Aga mul on kõht nii tühi, me ei ole keegi lõunat söönud ja me ei tea ka, kuna me saame, öeldi varsti, aga see varsti öeldi umbes 1,5 tundi tagasi, 2. Okei, ma just sõnusin ära, sest et ei läinud isegi minutit mööda, kui nüüd öeldi, et Roberta tuleb seega. Ma pean selle video varem tegema, ma arvan. Hello everybody. Hello. Shall I sit? Oh, halvad uudised, igatahes meil on häid uudiseid ja halbu uudiseid. Ma just sain kokku Marina Kaljurannaga. Ta oli tõesti nagu vägagi armas inimene ja hästi selline avatud ja igatahes väga positiivne kogemus. Ja nüüd ma kiirustasin ruttu kohtuma Paetiga, aga kuna ta pidi, see nii-öelda assistent helistas teisele nii-öelda eestlasele, kes siin ka selle kõige raames on ja siis ta öeldi, et Paet pidi minema kahjuks ära siit ehk mingi erakorraline asi tuli ja lõppude lõpuks me ei saanudki temaga kohtuda, aga pole midagi, vähemalt saime ühe MEP-iga kohtuda ja ma arvan, et ta siis isegi, nii et ma olen väga õnnelik, et üldse Kaljurand, Marina meie jaoks aeg leidis, aga nüüd mul peaks olema mingi väike ajavahemik, kus ma saan olla seal workshopil, mis pidi meil vist olema kõige kõrgemal korrusel äkki. Nii et ma üritan sinna nüüd joosta ja jõuda. Täna päev on nüüd lõpule jõudnud ja meil hakkaski siin nüüd seal mingi rooftop asi siin. Me lihtsalt nii-öelda võtame seda kogu kogemust kokku ja lihtsalt tegime mingid ilusad pilte ja asju. Aga no vaade on küll väga kena. Niimoodi siin chillata Coca-Cola Zero. Päris mõnus ju. Võttes kokku seda kogu kogemust siin ja asju, siis ma olen nagu väga õnnelik, et ma sealt tulin, ma selle nii-öelda pakkumise vastu võtsin, sest et ma veel tegelikult natukene kahtlesin selles mõttes, et need teemad mind väga huvitavad, see on lihtsalt nagu erakordne võimalus selles mõttes, aga lihtsalt ma olin ise natukene hirmul nagu selle ees ja samas mul oligi see tunne, et nagu ma ei ole ju mitte keegi, et miks mind peaks tahtma siia, aga siis ma olin et nagu no second thoughts, just do it. Ja siin ma nüüd olen ja väga happy ja õnnelik. Ta oli hirmus, ma nagu esimene päev räigelt kartsin ja niimoodi, et mul õhtul pea valutaski sellest pingest, aga lõppkokkuvõttes ma sain ise ülipalju targemaks. Ma loodan, et teie saite natukene uut infot ja tõesti nagu need tutvused, kogemused, ma arvan, nad annavad mulle nagu nüüd edaspidiseks väga palju kaasa. Seega happy, väga happy. Ja homme on ka siis lihtsalt mul tegelikult suht full vaba päev, sellepärast et mul läheb see lendavas õhtul. Ma sain teada, nii et fun. Et siis saangi linna peal chillata ja käia võib-olla veel poodides. Ma lubasin, ma ei osta rohkem, sest mu kohver kaalub reaalselt rohkem 23 kilo, aga nagu jah. Tere hommikust, meie käes on uus päev. Nüüd on juba, kas täna on neljapäev? Oh my god, on jah, issand aeg on nii ruttu läinud. Igatahes me käisime hommikul söömas ja nüüd mul on umbes 2 tundi aega, et panna asjad kokku ja lihtsalt mõelda plaan välja, mis ma teen, sest et mul läheb buss siit Strasbourgist 16.45 ja lennuk alles läheb mingi 21 millegiga oli Frankfurdist. Ehk siis tuleb selline pikk sõitmine ja ma jõuan Eestisse alles 00 mingi 20 äkki oli. Et jah. Ma ei tea, kus te kuulete sireene, aga praegu on ma neid kuulda. Siin ei käi aknad lahti, nii et see on nii palju, kui te saate, aga maal streigid ja see on minu teada nagu siin Strasbourgis ka päris korralik, selles mõttes, et nad põletsid asju maha ja värki ja selle tõttu mul tuli eile meil, et
minu bussipeatus, mis Strasbourgis on. Või noh, Strasbourgi bus station, et selle asemel on hoopis mingi boulevardis pealevõtt ja meil üks, kes nii-öelda on Prantsusmaalt, see nii-öelda, kes meie grupiga Euroopa Parlamendi nüüd sündmusel osales ja kes ta nii-öelda on Prantsusmaalt, arvas, et suure tõenäosusega põletati see maha. Mis minu jaoks on see nii veider, sest et nagu mulle ülimalt meeldib Prantsusmaa, see arhitektuur siin on imeilus, kõik nagu ja tegelikult ma ei ütleks, et nagu prantslased nüüd ülbed on, selles mõttes, et ma kuulsin hästi palju seda, et kõik on mingi aja, kui sa prantsuse keelt ei oska, siis nad on põhimõtteliselt bitchid sinuga. Mul on lihtsalt tunne, et nad võib-olla ise ei oska nagu prantsuse keelt nii hästi, või tähendab inglise keelt kõik nii hästi ja sellepärast nad räägivad, ma ei tea, nagu prantsuse keelt edasi sinuga või lihtsalt kuidagi on nagu vahepeal keeruline aru saada. Aga ja mulle lihtsalt oli nii suure nagu üllatusena see, ma teadsin, et neil on nagu need streigid, asjad, nagu kui nad tahavad midagi, prantslased võitlevad selle eest, aga et nagu niimoodi lihtsalt minnakse põletama asju ja seal oli ka veel, et noh, et ma nägin pilte ja asju ka, et lõhuti ja igal pool prügi laiali ja mida kõike veel, ehk siis see oli suhteliselt huvitav vaatepilt, sest et ja nagu mõeldes sellele, siis Eestis on nagu väga hea elada ikkagi. Ma mõtlesin, ma teen teile hauli ära, sest et siis on see tehtud ja ma saan asjad lihtsalt kokku panna ja pakkida. Igatahes, ma ei tea, kus ma alustan. Ma ütleks niimoodi, et ma ei luba endal täna lihtsalt rohkem asju osta, ma arvan, ma võtangi mingit snäkke ja asju lihtsalt, jah. See ei ole nüüd mingi gigahaul selles mõttes, aga ikkagi ma kulutasin korralikult raha ja ma ei ole selles mõttes õnnelik selle üle, aga samas ma sain nagu nii ägedaid asju, mis mulle täiega meeldivad, et ma ei ole nagu kurb ka sellepärast, et ma seda tegin. Nii, esiteks sellised bootsid, mulle meeldib see nagu nina, neil on nagu terav selline ja sellised suede beige. Siis see asi tuli reaalselt nagu viimasel sekundil muga kaasa, sellepärast, et ma olin juba kassasse minemas nende jalanõudega või nagu saabastega ja siis ma nägin seda ja siis ma mingi, kas mul on seda vaja, siis ma mõtlesin, et ei ole ikka ja siis ma nagu, okei, vahepeal ma proovin ja see oli üliäge seljas. Pluss kuna denim on moes, siis fine by me, aga selline onesie, selline pikk. Ja nagu tumedast teksast, ehk siis sügiseks ideaalne. Aga noh, ma mõtlesingi, et mingitele üritustele või asjadele oleks nagu cool. Liigume Saarasse nüüd. Saares ma ostsin sellise, mul on mingi ting praegu teksa asjadega või teksa materjaliga, aga sellise teksa nagu pluusi. Vaat see on nagu mulle, ma arvan, et see on nagu kõige lemmikum asi üldse, mis ma ostsin. Sest et no, oh my god, vaadake seda. Ma näitan teile seljas ka. Look at that. See ei ole Saaramaa. See on Only. Ma reaalselt kõndisin sellest poest nagu 4 korda mööda. Ja siis ma olen mingi lõpuks, et okei, ma lähen vaatan siis, sest et eelmisel sügisel ma ostsin minu tellisin About You'st selle Only brändilt ühe sellise tume halli nagu mantli moodi jaki ja siis peale seda tuli mul nagu mingi 10 000 küsimust postkasti, et mille oma see on, siis ma mõtlesin, et äkki neil on veel mingi tegelikult asju ja neil oli kusjuures see sama jak seal olemas. Aga siis ma leidsin sellise vahva pluusikese. Tavaline must pluus, aga need nagu käised on huvitavad. Ma tegelikult tahtsin ühte muud asja, või nagu ühte muud jakki. Aga seal ei olnud XS-i seda ja siis ma leidsin ühe teise nagu rohelise, selle sama jakkiga rohelise ja seda ei olnud ka minu suurust ja need lägid lihtsalt natukene imelikult välja mu seljas, kuna nad olid nii laiad, et siis ma mõtlesin, ma võtan tumepruuni, et see on šokolaadipruun on ka moes. Ta võib-olla näeb praegu must välja teil, aga ta on selline bomberjakk. Ma mõtlengi nagu, okei, nüüd mingid kontserte otseselt ei tule kõiki. Selline chill ja mõnus. Nii, käisin Sephoras ja mul ei olnud tegelikult otseselt midagi vaja, aga siis mul tuli meelde, et ühte asja tegelikult on küll ja siis on teiste asja ka vaja, sest et üks asi on kohe otsas mul. Ja siis asi, mida mul tegelikult ei olnud vaja, aga ma lihtsalt tahtsin, oli Summer Fridays.
või noh, see käib vist niipidi ja see on mul toonis hea küsimus, mis toonis see on? Pink Sugar. Aga ta näeb väga kena huultel välja ja ta lõhneb ülihästi. Kui ma seda toodet nägin, siis ma mõtlesin, kas mul on seda vaja või ei ole, sest et mul praegu tegelikult on üks kulmukeel Anastasia oma. Aga ta ei hoia päris niimoodi, nagu ma tahaksin. Ja siis ma mõtlesin, ma proovin seda, sest ma tean, et just seda toodet on hästi palju soovitatud. Ehk siis Anastasia Pro Freeze Gel. Oh my god, kui ma seda esimest korda proovisin, ma olin lihtsalt nagu stunned, sest et see teine Anastasia asi, mis mul on, nagu ta lihtsalt kuidagi, ta nagu teeb kõvaks need kulmud, aga ta ei, nagu, need ei hoia. Aga sellega, oh my god, I love it, see on nagu mu viimase aja lemmik nii-öelda make-up product'e nüüd. Siis, oota, kas ma panin siia sisse selle või? Ma praegu kasutan seda L'Oreali punases potsikus setting spray'd. Kui ma Sephoras olin, siis ma mõtlesin Charlotte Tilbury omale, aga ma tahtsin proovida midagi muud. Ehk siis ma võtsin Huda Beauty Easy Bake Setting Spray. Ja ma ei tahtnud hakata kohe suurt ka võtma, sest et see väike oli mingi 16 eurot ja suur oli 30, aga noh, pärast mulle ei meeldi see, mis ma siis teen, on ju. Aga ta näeb siis selline välja. Easy Bake, see Easy Bake presspuuder pidi väga hea olema ja soovitatakse palju, seega ma loodan, et see on ka. Ja siis viimane pood, mis ma külastasin, oli Victoria's Secret. Ma just päris ei hakka teile kõike näitama, mis ma sealt võtsin, on ju. Ma toidupoes võtsin Silverile 2 uut Monsterit ka, mida ta pole veel proovinud. Pyjama, sest et mu praegune Victoria's Secreti pyjamas on nagu kõige mõnusamad üldse. Aga ma olen seda nii palju kandnud, et ta on juba putsuliseks muutunud ja ta on juba selline värvist ära. Seega mõtlesin, et on aeg uueks ja see vägi nii armas välja. See materjal on nii pehme. Ja siis Victoria need bra, sest et mul praegu on ka üks all. Need on väga mugavad. See materjal on hästi mõnus ja kuidagi nad hoiavad ülihästi. Ja kuna ma neid praeguseid, mis mul on kogu aeg kannan, siis ma mõtlesin, et ma tahaks veel ühtesid. Ja nagu alati seal Victorias on see mingi diil, et ostad nagu 3 paari püksakuid ja siis saad soodukat. Ma lihtsalt sellel tahan näidata teile seda mustrit nagu, oh my god, kui nüüd okei, see on pigem nagu suvine, aga still nii armas. Ja nüüd ma panen siis päevaplaani paika ja siis hakkan pakkima ja edasi toimetama. Ma ostsin just 15 minutit tagasi, võib-olla isegi 10 minutit tagasi pileti, sest et ma nägin neid paadikesi sõitmas, ma mõtlesin, et tahaks ka minna. Ja siin ma nüüd olen. Ma olen nüüd omadega jõudnud Frankfurti, tegin oma check-in'id ja seda ära ja praegu oli isegi tunduvalt rahulikum olukord kui siia sõites või noh, Strasbourgi sõites tähendab. Aga nüüd ma võtsin poest mõned snäkid veel, sest mul on alati mingi selline tunne, et ma võtan liiga vähe asju teistele nagu reisid kaasa mingi snäkke või selliseid huvitavaid asju. Ja siis ma tunnen ennast halvasti, siis ma igas kohas üritan veel neid juurde osta ja nüüd mul on kott ka jälle nagu 10 kilo lihtsalt. Aga nüüd ma võtsin oma geiti ja tegelikult õnneks on suht siin lähedal ka, et ma ei pea jooksma. Ja siis mul on rahulikult aega lihtsalt chillida ja mõningaid tööasju, mis vajavad tegemist. Ma olen nüüd Tallinnas. Lend läks natuke oodatust kauem. Aga Sillu tuli mulle õnneks järgi. Tuli reaalselt niimoodi, ta oli täna Tallinnas. Siis ta läks trenni vahepeal Elvasse. Ja nüüd ta sõitis uuesti mulle järgi ja ta saab tagasi ja mina magan lihtsalt tee peal. Nii et princess treatment, I like it. Aga jah, hea tööd. Aitäh, et vaatasite, mul oli väga tore. Saate aru, ta tuli mulle vastu ja ta tõi mulle kingituse. Mida? Nagu ma ei oleks mitte midagi sellest oodanud reaalselt.
ja ma ei ole veel avanud, kas ma tahan unboxing ut teha, aga nagu ma näen ära nagu sangadest, see on kott. Nii armus.